Tere! Oleme Saaremaale tulnud. Ja muuseas, meil käib siin praegu autojuhtide koolitus Saaremaa peal, sõidame ringi alustavate autojuhtidega. Kuid ma kohtasin täna ühte meie endist õpilast, kes ka õppis veoautojuhiks ja on käinud päris paljudes kohtades juba sõitmas ka. Kuid talle hoopiski meeldib teha ühte teist huvitavat tööd. Nii et ma püüdsin ta kinni ja nüüd lähemegi vaatame, mis tööd siis see veoautojuht teeb. Tegelikult, mis talle meeldib. Nii et usun, et see meeldib teile ka. Läheme vaatame. Siis sepamet, lõikana kapju ehk siis värgin kapju, aga raudu ei pane alla. Konkreetne ameti nimetus ongi värkija. Aga rahvas üldiselt kutsub ikkagi sepaks. Et raudu mina alla ei löö. Et see on juba vähe kõrgem pilotaas. Paljud on küsinud, et kus ma sellise idee peale tulin. Ausalt öeldes ma isegi veel täpselt ei tea. Et omal kodus hobused varasemalt ei olnud. Ja hakkasingi uurima, et mismoodi saab õppida. Leidsin koha, kus õppida. Aega võttis, aga hästi sai. Ja nüüd ma olengi Eestis ametlik sepp ehk värkija. Eestis spetsiaalselt kooli kui sellist, kes nagu õpetakski seppasid, ei ole. Ja siis tuligi ise otsida, kus kohad saab õppida. Selle käigus käisin ära korraga taas kord Saksamaal, maailma suurimas tõuhobuste aretuskeskuses. Seal ma sain hobu käsitlust ja mõningaid juhtnööre. Siis tulin tagasi Eestisse, leidsin mõned sepad, kes sai nõus mind koolitama ja enamus on ka oma käe peal õppimine. Üle 1000 hobuse, sest et päevas jõuab teha näiteks 15 kuni 18 hobust jõuab ära värkida, isegi 20 hobust on teinud päeva just ära värkida. See on tõesti väga lahe. Nüüd rekkamees on ju väga istumoment, mõtled, mis see on, aga tegelikult on see seljal ikkagi väga kurnav. Ja samamoodi, rekkameet, kui ma sõitsin rekkat, siis samamoodi, küll mitte iga õhtu, aga nädalas ikkagi väga mitmel õhtul ma tegin samamoodi, tegin venitusharjutusi, et ei tekiks seljahaigusest korraks. Mõned korrad tekkis ikka see, kus peale nädalas sõitu selg oli ikka väga haige. Ja siis tuli hakata tegema venitusharjutusi ja see aitas. Nii et siit jah, minu soovitus kõigile rekkajuhtidele, et tehke venitusharjutusi ja te elate kauem. Hallo. Tere. Soovin kabjalõikus. Värkija töö. Nojah, väga huvitav asi ongi siuke kappide värkimine. Nii et ma esimest korda nägin siukest asja, kui tehakse. Ja veel see ka, et iga kuu tuleb seda teha. Nagu inimestel samamoodi küüned kasvavad. Nii et väga huvitav. Ütleme nii, et mõlemad ametid mulle meeldivad, sest kui need ametid ei oleks mulle meeldinud, siis ma ei oleks mitte kumbagi ametit valinud. Siis seal, kuna hobused oli väga palju ja neid hobused oli aeg-ajalt ühes kohast teise vedada, siis sain ka suure poolhaakiga vedada hobuseid, kus läks 20 või 30 hobust läks korraga peale. Noored hobused, mahtus palju
ka Saksamaal rekkametit pidada. Rekkamehe ametiga saab teenida hästi, kui olla hea rekkamees. Kui tegeleda erivedudega ja pigem Põhja-Euroopas, siis seal on palgad hoopis tükis teised. Ja ka maastik on palju huvitavam, sest kui sõita lõuna pool, Saksamaa, Hollandi, Belgia, isegi Poola, ütleme suht lauskmaa, suht igav on sõita. Aga sellepärast valisigi sõitmiseks ikkagi lõpuks Põhja-Euroopa. Põhjamaa parkid on korras, puhtad, veetsed igati viisakad, puhtad, kasitud ja ka loodus, millest ei saa üle ega ümber. Ja vett võib peaaegu, et igat pool juua, eriti Norras. Kui vesi tuleb näiteks mäe otsast tuleb üle peal, näed, et seal mingi asutuse asju ei ole, võid vabalt vett juua. No nii, ja nägimegi siis ära selle kappide värkimise, kes oleks teadnud, et selliseid asju siin teevad ja eriti õpilased, kes meil käivad. Aga nüüd läheme vaatama hoopis seda, kas Karlil on jäänud ikkagi sõiduoskused alles ja vaatame, mis ta sellest oma veoautojuhi edust vajatab meile. Läheme vaatama, läheme sõidame. Noh, kuidas on? Tundub nagu kodus. Täiesti erinevad asjad. Roolis on ka vägev olla, enne? Muidugi. See on ikka nagu oma vanas heas riidekapis tagasi. Nagu ma arvasin nimetada, et sõida nagu riidekapiga. Täpselt nii. Läheme kruisime. Mis autodega sõitnud oled siis? Rekkade poolest ei olegi väga palju. Ainult Volvo Scan, ehk siis nagu 2 lipulaeva. Mersut olen saanud korras proovida platsi peal. Et see oli see variant, millel oli kabiinis ikka väga palju roomi. Kõigepealt alustasin sõitmisega Saksamaal. Et anti auto kätte ja tavai nüüd tuld Saksamaale. Esimest korda, kõige esimene sõit üldse. Esialgu plaanis, et saab mõned tiirud teha Eestis, aga ei nagu ikka tuld kohe. Saime sõita laeva peale esimest korda. See oli väga jube. Ja pidi ka kohe tagurdama seal laeva peal, kahe rekka vahele. Nagu ma isegi olen teinud. See on päris jube. See oli isegi päris jube. Aga peale kahte nagu vana kala ise. Aga mitte midagi. Kõige kehvem minu jaoks sõit oli Saksamaa. Üks asi on need liiklusummikud, aga teine asi parkimine. Kui sa olid sõitnud 4 tundi ja hakkasid parkimist otsima peale 3-4, raudselt läks sõiduaeg üle. 3-4 parklad pidi läbi sõitma enne, kui liitsid koha. Printisid oma paberi välja ja kirjutasid põhjenduse peale, miks sul läks sõiduaeg üle. Kuulet, et on võimalik sõita Põhja-Euroopas. Ehk siis Norra, Rootsi, Soome, sisetöö. Davai, proovime ära. Vaatame, kuidas on. Ja ma ei kahetse seda. Alguses oli hirmus. Et Norra tunnelid asjad, sillad. Aga väga vinge. Ja siis ma jäingi selle töö peale. Sõitsin Skandinaavia sisetööd natuke üle aasta. Ehk siis ma olen näinud ära ka talve Norras. Ka väga vinge. Et kui mul praegu on töö, mida ma teen, et kui tekib auk ja on vajadus, siis ma alati olen nõus minema rekkat sõitma. Aga siis ka pigem põhja poole. Põhja poole loodusmeid on mul ikkagi rohkem. Siis auto ümbrus ma ikka käisin, matkasin ringi. Tutvusin kohalike vaatamisväärsustega
ja mida pakub nagu kohalik loodus. See on muidugi omaette siuke elamus. Parkla kõrval oli mägi ja üks nädalavahetus võtsin kätte ja siis nagu öelda hakkasin mägironijaks. Ronisin mäkke nii kuskil 1,5–2 tundi. Ronisin mäkke ja tegin autos pilti. Et auto oli nagu tikukärp pildi peal. Praegu oleks ka siuke tunne nagu puristikul peal oleks olnud. Jaa. See, et mul praegu rekkaad taskus, see on väga hea, et täna mul on valikuvabaduse, et mis tööd ma teen. Kui mul parasjagu ei ole vaja sepatööd teha, aga näiteks reisida soovin, siis rekka variant on väga hea. Et ma hoiangi praegu oma rekkaload nagu alati töö valmis. Et tervise tõendaks olemas, load kõik kehtiksid, koolitus oleks kõik tehtud, et ma saan igal ajal minna, et üks on väga hea pakkumine on 1,5–2 nädalat sõitu, tavai, läheme, teeme ära. Kohati kõige väljakutsuvam on tegelikult enda pesemine, kasimine. Sest alati sul ei ole võtta seda et nädalavahetus kuskil sellise koha peal, kus on dušš ja WC. Alati seda ei ole. See ongi, tuleb olla leidlik ja osata ennast pesta. Väga vähese veekogusega näiteks, kui sul ei ole kohe ka vett kuskilt võtta nii parasjagu. Mägi jõgi. No ja siis võtsin seebi, läksin ennast pesema, tegin pea korralikult märjaks, seebiseks ja hakkan siis juuksed puhtaks pesema seebist. Pesen, aga seep ei tule ära, sest see vesi on niivõrd puhas. Ta ei ole kare, meil Eestis vesi on väga kare, teeb juukse seebist väga ruttu puhtaks. Aga seal, no pesed ja pesed, no ei taha seep maha tulla. Praegu on väga hea, sirge ilus maantee, päike paistab, ilm on soe, lahke pererahvas, lausa püsti sõita. Mitmel korral. Ja enamus aega ei ole mitte ühte viga, sest et kui sul ikkagi on mingid vead, mis on nagu pigem ohtlikud, mitte väga ohtlikud. Ütleme alates pigem ohtlikus veast, politsei paneb sind seisma kõik show. Või isegi ütleme pigem Norras on selline nagu veekveesse. Enne sa liikuda ei tohi, kui viga on likvideeritud. Üks kord ma saingi sellesama keti, et see kett oli puudu minu autos. Ja teine kord oli siin samas Eestis. Eesti politsei tegi mulle trahvi, kuna minu autol oli vana sõidumeerik ja siis mul oli pool tundi oli jäänud nagu öelda puhkamata, kuigi meeriku mõistes oli kõik okei. Ma arvasin ka, et kõik on okei. Ja Eesti politseis nägi selle ära ja kohe tegi trahvi. No kõik oleneb trahvist või kõik oleneb sellest rikkumist, mis nagu on toimunud või et kas see rikkumine tehti meelega, kas see tehti teadlikult või tekkis see kogemata. Näiteks nagu minu puhul, et ma ei teadnud, et ma oleks pidanud puhkama pool tundi rohkem. Ja mina seda ei teadnud ja mina ei osanud nagu seda ka arvata. Pigem ma ütlen, hammas on nüüd verel. Nii. Väga vinge. Väga vinge. Kõvasti uuem kui minu oma oli. Super. Nii. Igal juhul ma tänan, Karl, et leidsid aega meiega siin olla ja jutustada oma lugu televaatajatele. Usun, et paljud said sellest informatsiooni ja võib-olla mõni isegi inspiratsiooni. Nii et ma soovin sulle jõudu jaksu edaspidiseks. Vahest oled auto seljas, vahest hobuse seljas. Nii et nii see elu veereb.